Kas nüüd või mitte kunagi, selg oli ikka väga tugevalt surutud vastu koduhalli seina. Sellise teadmise pealt alustas Tartu Ülikooli korvpalliklubi Max ja Moritz poolfinaalseeria 3. mängu Pärnu Transkomi vastu. Pärnakad olid neile 2 kohtumises korralikult tuule alla teinud. Mängitakse ju 3 võiduni. Tartu ridades oli enne mängu suur murekoht nende ühe olulise liidri, Karl-Juhan Lipsu võimalik osalemine. Juba suur asi oli see, et mees tuli enne mängu sooja tegema, kui kandis pingil olles spetsiaalset sidet, aitas ta meeskonda tublisti. Dünaamiline teip seal all, mis takistab mul teatud liikumist, aga pealine oligi täna sellega nii-öelda läbi saada, et neljapäevaks ma arvan, seda enam vaja pole. Nagu platsil täna olid, kas oli valutundega? Ei, fantastiline tunne oli. Õige ta on, kui võit tuleb, siis tõepoolest see tunne saab ainult fantastiline olla, eriti sellises olukorras, kui väga-väga tahaks meeskonda aidata. Tartu võidab selle üliolulise kohtumise tulemusega 82-75. Lootus finaalipääsust elab Tartu vaates edasi. Üldjoontes me dikteerisime mängu nagu kõik 40 minutit, aga paar nihukest jälle halva ärakukkumist, kus sa juba oled 13 ees või 11 ees ja lased jälle nad sinna 8 punkti peale, 7 punkti peale, et see on kahjuks korvpall, et kuna see on nii kiireks läinud, siis ütleme tänapäeva korvpallis 15 punkti pole mingi vahe. Milliste mõtete ja tunnetega te siis neljapäeval Pärnusse lähete? Me homme saame kokku ja me vaatame, mis seisus me oleme, et ega ma ei tea ju, mis seisus homme Lips on või Bernard. Aga see, et nad täna platsile läksid, kas see oli mängu mõttes ülioluline? No kindlasti ta on oluline, sest nad on mul 30 minuti mehed olnud terve hooaeg, et nad võtsid selle riski, ütlesid, et saavad aidata võistkonda ja see teeb kogu võistkonnale, ütleme, hea meelt ja see võit ka tuli, nüüd on nagu vähe parem emotsioon, ma arvan. Ma arvan, et suurt ei teinud midagi, et selliste lahtiste pallide ja sükeste võistluslike olukordade pealt saime ise ka nagu häid emotsioone ja selle pealt võib-olla täna tuli. Ja kuidas Pärnu mehed täna olid? Pärnu mehed on samasugused nagu alati. Üritavad provotseerida palju meid ja ise peame olema mehed, et mitte laskma sellest ennast häirida. Tartu meeskonna jõulisus oli see, mis eile ehk maksuvusele pääses, aga Pärnu pole sugugi seda seeriat maha matnud, kaugel sellest. No ma arvan, me oleme siuke meeskond, südamega meeskond läbi aegade olnud siin ja iga kevad me kuidagi selle lõpus ikkagi mingi jõu leiame ja endast rääkima paneme, et see seeriagi, et me anname ennast päris kõvasti ja võitleme kõvasti. No täna oli vastane meist parem, füüsilisem, suurem on ta niikuinii, aga ega me veel ikkagi alla pole andnud ja järgmine mäng kodus me läheme uuesti nende kalale. Et ees on ootamas suur võitlus neljapäeval? No absoluutselt, kutsun saali Pärnus, pakime selle saali kokku rahvast ja teeme publiku rekordi ja anname endast kõik, et ega siin mõlemas meeskonnas on siin vigastatuid palju ja kui on rahvas saalis ja energia üleval, siis saavad ka need haigemad mängijad natuke suuremat energiat ja lihtsalt mängida mõlemal võistkonnal. Siia lõppu selline stiili näide Pärnu mängija Gregor Ilvese poolt. Just nii selliste isetega võetakse Tartu Pärnus neljapäeval vastu.